Opadi, mina siin jällegi. Ehk et enne kui ma hakkan teile näitama, kuidas ma puuriidast maja tegin, väike üleskutse ka, et kel huvi kõigi nende asjade vastu, mis ma siin videotes olen teinud ja osas asju ei ole te näinud ka ja ühesõnaga. No vot sedasi. Kohe näitan teile, mis asjas ma istun praegu. Aga kutsun teid 15-16 mai on selline eksprompt üritus, katsetus. Paneme Bushcraft maratoni maha ehk 2 päeva Preeriakojas. Kõik, kes te olete huvilised olnud, asja vastu huvi tundnud, teeme nii palju Bushcraft asju kamba peale valmis kui saame. Ehk et selline, ei lüke nii kuum, et selline korralik Bushcraft maraton siis, kus me saame siis kamba peale teha erinevaid ellujäämistarvikuid ja Bushcraft esemeid igasuguseid, igaüks saab kaasa endale. Materjalid on kevadel, maikuus kõik igasugused saadaval. Tohud on lahti ja nööri saab teha ja lõkse ja anumaid ja kes tahab räätsasi ja tulepuurimist ja tulepuurimiskomplekti endale ja laupäeval teeme sauna ja pühapäeval teeme sauna enne äraminekut. Ja ööbida saab siis kas metsaonnides siin raja peal, mida te olete näinud privaatselt, kaaslasega või üksi, leiate endale sobiva koha või siis tipitelkides ja süüa teeme ka. Paneme värsket, mis loodus juba pakub ja liha ka ja saab oma grilli asja kaasa võtta, lõkked on olemas. Et selline väga äge suve alustuspauk, ütleme maikuu keskel siis 15-16. Nii et keda vähegi kõnetab ja tahab ühe nädalavahetuse võtta ja asjalikult toimetada, siis sellise ägeda asja panin üles ja Facebooki event on Preeriakoja Facebooki lehel ka kuskil leitav. Ongi Bushcraft maraton asja nimi. Vot selline värk ja nüüd hakake videot vaatama, et siis mis seal toimub. Opadi! Eelmises kohtumises oli siis sellest puudega inimesest juttu ja siin ta nüüd jälle on. Ehk et nüüd oleks vaja see ilusti kõik riita saada. Mul on siin super kuivati koht. Selline nõlva peal vastu metsa, tuul käib peale, päike käib peale ja kuivatab väga hästi kiiresti ära. Ehk siis selles videos teeme ühe huvitava, eriti efektiivse puuriida, mis kuivatab kiiremini puud ja millel on väike trikiga lisaväärtus. Ja siis teeme veel ühte asja, kohe näete. No vot, siin on siuke tõusunõlv ja see esimene silepind siin tõususervas on täpselt see koht, kui inimene ikka teeb ju lõkkekoha, kasutab seda siledat pinda ära, et siis nõlva peal istuda ja sooja saada. Aga siia ma tahan nüüd selle puuriida teha ja ma pean teisaldama selle põlendjäägi siin. Siuke suht niisked märjad klotsid. Siin peal sai põletatud siis kuivamat värki ehk trapperi onni ehituse jäägid on siin. Selline värk, ei tea, sai liiga suur. Siia jääb uks. No nii, poole peal, paari tunniga. Siit läks nüüd tagaots juba katuse kõrgus, ehk siit tuleb üles ladumine. Vaat selline, ma lähen tuppa. Vaat selline tore majapidamine siin. Siit ei näe hästi, oota, ma panen parem. Muidugi. No vot selline poole peal maja. Siit läheb katus üles. Siia tuleb ukse raam. Näed sa siis, selline puuriit on juba püsti ja püsib ja seisab. Väga tore, aga jätkame ja ma unustasin eile siia lisada. Tahtsin lisada siia sellised latid,
kus saab istuda või isegi magada. Ja üles katuselatid saab veel panna, mis stabiliseerivad ka seda ringi siin. Et katuselatid saan panna veel, aga jah, need istumis sellised poole meetri kõrgusele pidin ka siit sinna tõmbama mingisugused asjad, aga need unustasid ära. Neid nüüd sinna vahele toppida on raske. Aga järgmiseks tuleb ukseraam teha. Ukseaugu koht, siia teeme raami, mille vastu uks saab toetuda. Ja teeme raami ära ja siis saab laduda siit selle ka kõrguse üles. Selline maja on valmis. Ja kolmnurk on ikka tugevam kui mingisugune ristkülik või kuubik või kuubikul on nurgad, mis hakkavad jõuga üksteisele vastu töötama. Kolmnurk on selles mõttes tugevam ja puuriitar ring, mis on veel tugevam. Vat, ja siis on nüüd selline minu kõrgune 2 meetrit. Täpselt 2 meetrit. Selline värgindus. Kus uks on siin? Panin siia veel ühe kolmnurga lisaks, et tahab ikkagi välja poole seda kolmnurka suruda, et siis see veel hoiab ees ja ongi toredam, siuke rustikaalsem uks kui ennem. Ühesõnaga, see Leonardo sild ei töötanud. See ümargune puit ja ebatasane alus ja see vajus külje peal laiali, kui sinna roskus peale läks, ehk mina. Mingisugune selline nikerdis, aga jälle taas läheb järgmisse päeva. Tuleb sekeldusi ja võtavad asjad kauem aega kui algul plaanid. Nii et ja tööd ja homme siis peab valmis saama. Opadi, tegin ühe väikse rõnga. Viimistlemata veel. Äkki saab sellest puuridale sellise nagu jurtadel on see katusering ja siis latid lähevad külge, aga ma väga kahtlen selles, aga isu oli ikka ära proovida. Igatahes ma olen nüüd selle ka proovinud, kohe paneme latid külge, vaatame, kas püsib. Leonardo silla proovisin ka ära, see jäi vigil, oleks kindlasti kokku vajunud puurida katuse peal all, et siis proovime selle Mongoolia jurta katuseraami ka ära. Sarapuu ja toomingas mingisugune 10 tükki väänatud ringiks korraliku läbimõõduga. Vaatame. Et selline idee alt läbi ja peale. Nagu ma see peale astun, ehk et tuleb see kogu riida raskus siia peale. Noh, täitsa võiks ju toimida. Siuke õtsik. Ja siis punuks siia, paneks pilpad vahele, et saaks latid või need puud peale panema. Vaata. Minu keharaskus toimub ilusti. Aga jah. Noh, katus peaks ju hoidma küll. Kuulare. Valmis tehtud. Midagi ei näe, telefoni aku on tühi, aga selline 3 meetri kõrgune asjandus siis, kus see on näha midagi. No vot, mingi selline sai. Meeldib, peab meeldima. No vot, ma olen selline kämbu siin kõrval. Päit küll. Opadi, selline tore maja sai. Saab ju elada küll ja palju parem puukuivatus
-5, siin on selline tuuletõmme sees, vaata kus lõke tõmbab siia. Megatõmme on ja kuivatab seda puuriite ilusti seest. Lõkke kaugemale. Ai. Jonnid nüüd. Aia. No võt selline tore maja. Puuriit maja siis jätsin seest tühjaks, ma olen varem ladunud siis seest täis ja väiksemad natuke. Aga see ümar hoiab hästi, nii kaua kui tal ei ole avatud kohta. Enne jäi sinna see ruut ja noh, rumal oli arvata, et nüüd võrdse jõuga seda ristkülikust ust seal mõjutavad mõlemad pooled ehk need kaared, mis siia ukse vastu toetasid. Muidugi üks pool oli tugevam ja vajus kokku, oleks võinud sinna ukse esiteks madalama teha ja nurkadesse ikkagi pisikesed diagonaalikas või panna. Võib oleks püsinud, aga see kolmnurk uks on nüüd veel ägedam. Vot, siin saab ju elada ja puid kuivatada kiirkorras ja kui on vähe aega puude kuivatamiseks, siis ju täitsa mõnus selline suvine lehtla, kus olla, istuda ja natuke mõtiskleda. Aga kiiver võiks peas olla ikkagi igaks juhuks. Et päris ehitisega tegemist ei ole ja mine tea, mis trikke veel teeb. Siin puu hakkab kuivama aga praegu mõnus, ülevalt jäi päris palju lahti, sest puud said otsa. Ja see raam, mis ma üles tegin, see muidugi oli liiga väikse kaldega. Oleks pidanud palju väiksema selle rõnga tegema, mis ma painutasin vitstest. Oleks need pulgad olnud palju suurema tõusunurgaga kohe. Aga see suur rõngas seal üleval tegi selle tõusunurga minimaalseks. Ja puud tõusid palju suurema, kiirema nurga all. Ja tõmme on nii vägev, et ukse peaks kinni panema, kui siin olla tahaks päriselt. Ja ümar väga lihtne laduda, kiirem isegi kui tavaline sirge puuriit, sest sul ei ole vaja otsi risti laduda, muudkui aga uhad ja toimib. Vahepeal paned neid vahepilpaid ja otsad ei lange laiali, ei pea vaies lööma või risti laduma. Ja väga mõnus selline ja kui ta nüüd seest jäi tühi, et siis on siin korralik tõmme sees ja on kuivatus ka palju kiirem, et kui selline kinnine täislaotud ümar puuriit, kandilised asjad ikka ei ole tugevad, need nurgad on vastas mõjus ja kui loodus käib ringiratast ja aastaringid ja värgid ja me teeme ikka kandiliseks kõik oma elu, et kõik paketime õppetunnid kandilised, matemaatika, eesti keel, loodusõpetus, kuigi tegelikult on kõik omavahel seotud ja kõik muu elu on meil ka kuubikute kaupa käib see, ei ole omavahel ühenduses ja siis tekivad need survenurgad ja värgid, et siin on ümar ja kolmnurk uks on ka tugevam kui ruut või kuubik. Päris mõnus olemine. Tore istuda siin. Ja kui vaja, siis saab siin ju päris korraliku asja panna õõguma pikaks ajaks, terveks ööks, et puud kiirelt kuivatada. Aga see on juba, see kuivab ilusti siin ise ka, ta on nii hea koha peal, et on super. Lähme õue! Ja üleval on siis selline avavus ja ikkagi suurem kui ma plaanisin, aga mis sa teed ära. Vaata selline poisike olen siin kõrval. Tere! Ja võta endale see mõnus päev, 2 nädalavahetus lausa, kevade südames isegi, jah. Nii et olete külla oodatud YouTuberile.